2015. aastal tutvustas Jaguar oma esimest linnamaasturit, F-Pace. Masin pärib oma nime legendaarselt Roadsterilt F-Type. Selle autoga on sooritatud Guinessi rekord. F-Pace läbis maailma suurima 360-kraadise silmuse, mille läbimõõt oli 19 meetrit. Neid autosid on müüdud üle veerand miljoni. Ja seda pole imestada, sest linnamaasturid moodustavad 25% koguturust. Jaguar ei soovi sellest trendist maha jääda ja nüüd on teie ees täiesti uus F-Pace. Uus nii väljast kui seest. Omades veel rohkem Jaguari algupärast sportlikku DNA-d. Ja elektrifännide rõõmuks võimaldab uus pistikhübriidversioon läbida lausa 53 kilomeetrit ainult elektrijõul. Meil on kõrvuti esimese põlvkonna ja täiesti uus F-Pace. Mis on 6 aastaga selle sõiduki esiosa disainis muutunud? Pane tähele, kõik, mida oli võimalik muuta, ka uuendati. Elegantsem kapotijoon, topelt Jaguari signatuuriga esilaternad, aerodünaamilisem ja sportlikum esipamper ning suurem ja uue disainiga iluvõre. Mida sul on interjöörist vastu pakkuda? Sõiduki salongis me ei räägi ainult disaini uuendustest. Siin on ka värskemad materjalid ja täiesti uued tehnoloogiad. No, salongi jõudes muidugi tuleb rääkida uuest F-Pace'i roolist. Võtad kinni, saad aru, et see auto tahab sind sõitma viia. Väga äge lahendus on nendel roolinuppudel, sest et funktsioonid tulevad esile siis, kui sa süüte sisse lülitad. Nagu kõigil moodsatel autodel saab oma telefoni juhtme vabalt laadida ja väga oluline muudatus on just F-Pace'i käiguvalits. Kui senini oli siin selline pöördlüliti, siis nüüd on tagasi mindud klassikalisema käigukangi kujuga nupu juurde. Infolustisüsteem on tõeliselt 2021. Esiteks ekraan on suurem, selgem ja disaini poolest see kurvias kuju annab sellele hoopis teise tunde. Sama on ka kliimapaneeliga, kus on nii puutenupud kui sellised pöördlülitid. Ja muidugi, kui me jõuame nüüd nende materjalide juurde, mida siin salongis on kasutatud, siis need puudutused, vahet pole siis, kas on see nahksisu või siis need iluliistud, see paneb igal mehel pulsi kiiremini põksuma. Ja nii et kui siin autosalongis ringi vaadata, siis mängitakse sinu kõikide meeltega. Ja enne kui sa küsida jõuad, tagaosas on täiesti uued täisleed, väga pilku püüdvad tagatuled ning aerodünaamiline uus tagapamper. Jaguari insenerid on 6 aastaga lausa imet teinud ja uus F-Pace on veel pilku püüdvam ja kindlasti on sellega väga mõnus sõit. Tavapärastest jõuallikatest on uuel F-Pace'il saadaval ainult bensiinimootoriga versioon. Ning lisaks 2 kerghübriidi ehk bensiin ja diisel, mis on eriti keskkonnasõbralikud ja särtsakad. Ja uue F-Pace'iga lisandus Jaguari mudelivalikusse pistikhübriid, mis on 105 kilovatine elektrimootor pluss 404 hobujõuline bensiinimootor. Ja need viivad selle sõiduki 0-100 5,3 sekundiga. Ning keskmine kütusekulu on alates 2,2 liitrit 100 kilomeetri kohta. Ja kui sa soovid, on sul võimalik sõita ainult elektrijõul, linna oludes kuni 53 kilomeetrit. Ja need kõik paneb liikuma 8-käiguline automaatkäigukast. Ning Jaguar F-Pace on alati 4-veoline. No, enne sa kiitsid seda rooli. Kuidas siis nüüd päriselt tunne? Nüüd ma lisaks roolile kiidan ka seda istet veel rohkem, sellepärast et suhteliselt lihtsa vaevaga ma leidsin endale sobiva asendi. Ja mis minule väga meeldib on see, kui roolisammas saab elektriliselt liigutada, siis saab ta kuidagi niimoodi vähe paremini enda järgi paika panna. Aga, Erki, see ekraani lahendus siin keskel, see on väga kihvt. Infolustisüsteem. Infolustisüsteem on mugav kasutada. Need blokke siin sa saad ise natukene enda järgi ka seadistada, aga mis mulle meeldib ja mida ka Jaguari enda inimesed ütlevad, on see, et kõik niisugused olulisemad funktsioonid ei ole kaugemal kui 2 ekraani vajutuse
pärast sul kasutatav. Nagu intuitiivne või? Hästi intuitiivne. Mul on siin väga selge navigatsioonipaneel, telefonipaneel ja meediapaneel. Ja mis mulle selle telefoni ja meedia puhul eriti meeldib? Ma saan siia ühendada 2 telefoni, nagu praegu. Sinu omast saame panna mussi käima. Jah. Pane kõvemaks. Ja minu oma on siis telefoni osaga ühendada. Et sulle saab samal ajal helistada, on ju? Just. Siis, kui me naudime seda muusikat, mille mina olen valinud. See on päris nutikas värk, kas seda teistel liigi levinud ei ole? Mina ei ole väga paljudel kohanud. Siis, mis ma kindlasti veel välja toon, on need kliimanupud, mis on nii-öelda multifunktsionaalsed. Esiteks, kliimapuutepaneeli osa. Panen siin ju hipimuusika nüüd kinni. See puutepaneeli osa. Siin ei ole niimoodi, ma võin siin käega pusada, ütleme, et kui lapsed peaks siin mässama või tahad seda puhastada, siis kohe ei hakka need funktsioonid sul siin hüppama. Sa pead nagu õrnalt ka peale vajutama ja siis ta teeb sellise mõnusa... Väikse vibra või? Jah, annab märku, et sa vajutasid ja see on väga tore. Ja siis need ümmargused nupud, mis on omakorda siis, kui sa ta välja tõmbad, sa saad panna seda ventilaatori puhumiskiirust ja kui sa talle peale vajutad, siis sa saad panna kas istmeid jahutama või siis istmeid kütma. Nii et... See on nutikas, et ühel nupul mitme liigutusega mitu erinevat funktsiooni, mitte ei ole terve see esiosa siin nüüd klahve täis. Aga et ma nüüd liiga isekas ei oleks, siis võiksid sina ka rooli tulla ja ma vaataks ise, kuidas seal tagaistmel sõita. No kindla peale. No Erki, kuidas sulle siis uue F-Base'i rooli taga tundub? No rool on kõik väga ilus ja see sinu infolustisüsteem ka. Aga ütleme, et sõidurõõm on vähemalt sama sujuv kui elektritõusiga lihtsalt vaikselt. Ja kas mäletad, siin on ju see aktiivne helisummutussüsteem ehk siis white noise ja siin on tõesti väga vaikne, sõltumata sellest, et väljas on lumi ja teed on ebaühtlased. Nii vaikne, väga mõnus nelikveosüsteem, sest et vaadates ümberringi, milline näiteks Eesti talv on, siis ilma selleta ei tahakski just kui autoga sõitma minna. Püsivus on uskumatu. Aga käigukast, 8 käiku nagu mingi nõkerdamiseks ei lähe või? Nagu ei olekski käigukasti. Paned siit selle drive'i sisse ja lihtsalt läheb. Mõnus. Tunne on nagu väikses autos, aga tegelikult on ruumi ja sellist jõudlust ka, et linnamaastur on, ma ei tea, iga nagu pereinimese nii-öelda järgmine auto tavaliselt ja selles on tõesti väga mõnus kulgeda ja arvestades, et siia kõik asjad peale ka mahuvad, et särtsakat minekut on. Mulle väga meeldib, et see auto tekitab emotsioone, et mida liiga tihti ei saa. No. Ma sõitsin üle lamavast politseinikust mõistliku lubatud kiirusega ja tõesti sujuv minek oli. Anna Ketsi ka näita nüüd, kuidas kiirendab. Oi, nüüd läheb liiale juba siin. Ja mõtle, see pole veel kõige võimsam mootor. Ja mis me siis kokkuvõtvalt siuksed nagu esimene kasutus Jaguar F-Base'il oskame öelda? Väga mugav, väga luksuslik. Erki, sina see sõidudünaamika ekspert meil. No, minust tekitab väga tugeva turvatunde, et oma naise noore lapsega hea meelega usaldaks selle masina sisse, et kõik on sujuv, vaikne, hästi toimiv, intuitiivne. Mitte ühtegi asja ei ole nuriseda ja materjalid on lihtsalt ka super, et kõik, mida puudutad. Mina olen see materjalimees ja mulle meeldib. Igal pool on need detailikesed Jaguar 1935. Paned käpa siia vastu, vaatad neid õmblusi ja asju. See õhkab seda, et tead, mis nagu autode puhul viimasel ajal minul on saanud oluliseks. Et sa lähed autosse, sa tunneks ennast nagu kodus, nagu elutoas. Absoluutselt. Uus F-Base, seda on rohkem, kui sõnadesse jõuab panna. Seest ja väljast uued jõuallikad ning täiesti uus interjöör. Seda kõike on võimalik näha Inscape Motors Jaguar Eesti esinduses Läike tee 38 Peetri. Seal on olemas salongiauto, proovisõiduauto ning pühendunud ja abivalmis personal. Ja kui sellest on vähe, siis alati saab lisainfot kodulehelt jaguar.ee. Uus Jaguar F-Base.
kerge armastada, raske unustada.